et meil avanes selline tore võimalus siin kohe spontaanselt see podcast ära lindistada. Aitäh kutsumast, et väga suur rõõm on siin olla. Aitäh, et tulid. Me tegelikult kohtume alles esimest korda, on ju. Et praegu me oleme enne seda salvestust jutustanud kuskil 10 minutit ja see on olnud äärmiselt põnev. See on stopp, et hoiame midagi ka lindistuse jaoks. Aga alustame algusest. Ole hea, tutvusta ennast. Võib-olla mõtleme nii, et meie kuulajad ei tea üldse sinu tausta, kes sa oled, millega sa tegeled. Et räägi natuke. Nimeks on mulle pandud siis Kristiina Saul ja minu taust on üsnagi kirev, et ma olen kunagi läinud oma eluteele nii nagu kõik teised, ehk et õppisin sellise eriala selgeks, et ma olen praegu tegelikult ka jurist, ma ka praktiseerin juurat. Üllatus. Et täna ma olen küll tulnud siia rääkima võib-olla rohkem tantrast, mitte juurast, on ju. Aga see, kuidas ma sinna teele jõudsin, et tegelikult ma käisin sellist väga tavapärast eluteed, et õppisin juristiks, siis mul oli 17 aastat suhe, mul on 2 last, selle suhte jooksul me lõime oma kodu, selline nagu hästi ilus, selline elutee lugu. Aga siis tulid sinna väikesed agad sisse, ehk et selline nagu sisemine võib-olla rahutus, küsimus, et kuigi mul olid nagu kõik need asjad nagu olemas, et kõik oli nagu täiuslik, siis miski nagu oli, ma ei oska öelda, puudu, aga huvitav oli ka näha, et väliselt ei olnud ju midagi puudu. Et sellest sai minu sisemine rännak alguse, kus ma siis läksin Kundalini joogat esialgu praktiseerima. Ja see oli, mis aasta see võis olla? See võis olla 2008 äkki. Ehk juba väga, ma ei tea, üle 10 aasta tagasi. Ja see oli kuidagi nii mu just nagu äratundmine tegelikult. Et ma mäletan, et ma nagu väiksena, kui ma olin laps ka, siis mulle meeldis hullult ennast venitada ja painutada ja siis lõpuks, kui ma sinna joogasse jõudsin, siis mõtlesin, et issand, nii äge, et nagu lõpuks keegi nagu näitab sulle veel mingit sügavamaid asju ette. Ja alguses ma lihtsalt praktiseerisin, elu läks ikka nagu samamoodi edasi ja siis mu elu tõi sellise natuke suurema võib-olla kriisi siis ette, kus ma siis tegelikult jõudsin sellesse kohta, kus ma loobusin siis ma olin advokaat sellel ajal, ehk et ma olen ka nagu erialaselt päris nii-öelda oma karjääri tippu mingis mõttes jõudnud, et elu viis mind siis sellisesse kohta üks hetk, kus enam see erialane karjäär ei toetanud mind. Ma hakkasin õppima lasteaiaga õpetajaks ja kahjuks siis juhtus sinna perioodiga see seik, kus ma oma laste isast läksin lahku. Et ütleme, et eluliselt oli see üks nagu suurimaid kriise. Ja täna, kui ma tagasi vaatan, siis ma saan aru, et see oli oluline sealt nagu läbi käia ja et see on mind tegelikult viinud sinna, kus ma täna olen. Aga kuidas ma tantra juurde sealt jõudsin, oli see, et kuigi ma olin Kundalini joogat üsna palju ja põhjalikult juba õppinud, see on ka tegelikult elufilosoofia, et ta ei ole ainult selline matil asendite võtmine. Aga seksuaalsuse käsitlus nagu selles filosoofias oli minu jaoks kuidagi poolik. Ja just nagu, kuna mulle meeldib asju nagu süvitsi nagu õppida, nendest aru saada, siis ma hakkasin nagu ringi vaatama, et ega kus kohas siis käsitlus on siis nagu seksuaalsuse kohta. Et see on ju meie inimese normaalne osa ja tihtipeale selline osa, mis paarisuhtes on väga oluline. Et paarisuhe oleks õnnelik ja kuidas seda lähedust siis veel jagad. Ja siis ma jõudsin tantra juurde. Hakkasin esialgu käima sellistel kursustel, lugesin mõned raamatud läbi. Ja sealt see tee siis nii-öelda avanes minu jaoks. Et kuni ma siis kohtasin oma tänast elukaaslast, kes siis, üllatust, on siis tantraõpetaja.
et noh, tantrateel olin ma nagu varem juba, aga sealt sai see nagu noh, kooselu siis alguse ja ka minu siis süvendatud tantraõpingud, et täna ma olen siis õppinud nii tais, mis on võib-olla siis, noh, ma ei saa öelda, et ta on ainult seksuaalne tantra, aga ma jätkan ka oma õpinguid siis Indias ühes täiesti autentses traditsioonilises ashramis, kus ka tegeletakse seksuaalenergiaga, aga seal ei ole nagu mitte mingisugust puudutust, noh, mitte ühtegi sellist füüsilist harjutust, mida me võib-olla siin Eestis töötubades näeme, vaid tegeletakse ainult meditatsiooniga ja noh, võib-olla siis ka mõned joogaasendid. Et selline lugu oli siis lühidalt minust. Vau, naine! Mis naine! Ma jah mõtlesin, et sa oled olnud sellisel spirituaalsel teel ja täna räägime tantrast ja ma vaatasin ka, et sul on holistika instituudi taust ja transpsühholoogia vist isegi on ja. Et vau, ma üldse ei teadnudki, et sul on juura ja isegi advokaat oled olnud mingil ajahetkel. Väga vinge, väga vinge. Ja ma tahan siinkohal öelda suur aitäh, et sa nii ausalt jagad enda lugu. Et see kindlasti ei ole lihtne ja ma usun, et see teekond ei olnud lihtne. Ja ma väga-väga hindan seda, kui inimesed tegelikult tulevad ja räägivad nii ausalt, et mis nende elus on toimunud ja mis raskustest nad on üle tulnud. Et ma väga hindan seda, et sa nii ausalt jagad enda lugu. No, aitäh. Et ja, aitäh sulle. Kundalini jooga. Nii huvitavad sa välja tõid, ma isegi ei teadnud seda ka, et sul on sellega kokkupuude. Nüüd ma käisin just Costa Rical jaanuaris ja seal ühes retriidis ma esimest korda puutusin kokku Kundalini joogaga ja ma armusin sellest momentaalselt ära. Et tegelikult Kundalini jooga on väga raske praktika. Siin ei ole ju mitte midagi nagu lihtsalt või kerget, vähemasti nii nagu mina sellest aru saan, et ikkagi nõuab väga suurt distsipliini ja need harjutused on ikkagi väga sellised eneseületust nõudvad, ma ütleks, aga lihtsalt see tunne, mis sa peale Kundalini joogat saad, oli minu jaoks täiesti kirjeldamatu. Et ma isegi kaalusin. Korraks isegi läksin õppima Kundalini jooga õpetajaks, aga kuna mul on nii palju teisi õpinguid ja asju samal ajal, siis kahjuks lihtsalt ajaliselt ei jõudnud. Aga jaa, vägagi meeldib see teekond. Kas sa Kundalini joogaga veel tegeled või kuidas sul sellega? Ma aktiivselt ei õpeta, et ma hetkel ise pigem praktiseerin hatha joogat, aga see jääb ka alati minuga, et mul on täiesti nõus, et see dünaamilisus ja intensiivsus, et ta on nagu selline ikkagi pigem siuke autentsem joogastiil, mida viljeletakse, et noh, ka lisaks siis see, et kui sa neid harjutusi teed, siis sa saad aru lõpuks, et midagi suuremat peab sind kandma, et sa ei saaks seda harjutust muidu teha, et see kogemus nagu iseendast kui millestki laiemast nagu tuleb sealt üsna ruttu kätte. Täpselt, jah. Võt see oli väga hästi sõnastatud. Ja, see on tõesti vinge. Aga kuidas sa ikkagi jõudsid sellele teele? Et ma saan aru, et see Kundalini jooga tuli sinu ellu isegi enne su kriisi veel. Jaa, et see oli enne mu teise lapse sündi ja tead, sellega on siuke naljakas lugu, et ma olin tegelikult otsinud mitu aastat võimalust minna Kundalini joogasse. Aga kui sa küsid, miks? Ma ei tea. Mul lihtsalt tuli siukene mõte, et kui ma lähen joogasse, ma pean tegema Kundalini joogat. Noh, mingi siuke müsteerium jälle, et ma ei kujuta ette, miks ma selliselt tundsin, aga noh, iseenesest see sisetunne oli ilmselt õige, sest et noh, kui ma sinna läksin, siis sinna ma jäin, et see noh, esialgu see iganädalane praktika, et ma olin nagu alati kohal seal. Et see oli nagu nii väga toetav. Ja, tihti. Nii, mulle väga meeldib, nii toredad on need siuksed maagilised lood, kus sa tegelikult ei saa aru, aga me saame aru, et mingi nagu suurem vägi juhatab meid täiesti õigesse kohta. Et mul oli enda meditatsiooniõpetaja väljaõppega täpselt sama teema. Ma ei saanud üldse aru, kuidas ma sinna ennast kirja panin. Järsku olin seal ja nagu elu üks kõige õigemaid otsuseid. Väga äge. Väga toredad lood. Aga ma saan aru, et siis sa ikkagi tundsid seda, et see seksuaalsus oli sealt puudu ja see viis sind, või noh,
üleüldse, et kas see seksuaalsus huvitas sind natuke rohkem või kuidas sa sinna tantrani ikkagist jõudsid? No Kundalini joogas on nagu teatud, tähendab, eks mina ka ju kogesin seda õpetust, mis meile anti, et meil oli seal ilusti õpetajate raamat ja seksuaalsusest oli seal selline mingi väikene lõik, et ma mäletan, seal oli üks väga huvitav nagu lause, mis mul on siiamaani meeles, et nagu selle nii-öelda siis nende humanoloogia või selle filosoofia alusel, et mees ei tohiks seksida rohkem kui 1 kord kuus ja naine mitte vähem kui 1 kord kuus. Ehk natuke niisugune ebakõla, et kus see naine siis vahepeal läheb, on ju. Või et siis mõlemal ongi 1 kord kuus. Ja kusjuures seda nagu ei põhjendatud ära, et miks see nii on. Et ütleme, et ta oli hästi selline, et keegi oli, nad ju, tähendab see Kundalini jooga, mida mina õppisin, on siis selle Yogi Bhajani järgi, et seal on erinevad võimalusi, on ju, et Yogi Bhajan tõi selle läände ja Eestis õpetatakse seda minu teada ainult tema õpetuste järgi. Ja nad on ka võtnud väga palju, et kuna ta oli meister, siis on need õpetused kirja pandud võimalikult autentselt, aga kui õpetaja on tegelikult juba surnud, on ju, siis ei ole nagu võimalik küsida, et aga miks, on ju. Et võib-olla seal on ka natuke seda poolt, et ei ole ka seda kohta, kus uurida. Ja ma mingis mõttes saan aru, et kui sa tahad mõnda õpetust säilitada, siis sa peadki olema üsna täpne. Et aga samas jääb see õpetus siis ju mingis mõttes nagu poolikuks, sest ei ole ju kuskilt seda lisainfot võtta. Et jaa, et muidu Kundalini jooga nagu sellise joogastiilina mulle väga sobis, aga elustiili mõttes ja elufilosoofia mõttes ma nagu kogesin, et midagi, et kuskil on nagu mingi tühi ruum, mis vajab nagu avastamist. Ja, okei, make sense. Ja, saan aru. Sest tegelikult Kundalinis tegeletakse ka ju seksuaalenergiaga. Sama nagu... Jaa, et selles mõttes, et ega nad seda teadlikult nagu välja ei ütle. Et aga kui ma nüüd tagantjärgi vaatan neid harjutusi, siis ega seal väga nagu suurt erisust ei ole, et ma igaks juhuks ütlen siia nagu võib-olla kuulajatele ka, et tantra on ka tegelikult jooga. Et seal ei ole nagu, et me oleme harjunud mõtlema niimoodi, et tantra on ainult võib-olla kellegi mingi puudutamine, mis puutub seksi, et ta on kuidagi seotud keha ja seksuaalsusega. Aga tegelikult tantral on väga lai taust ja ta ei ole sellest ka Kundalini joogast nagu niivõrd erinev. Et et tahetakse öelda, et meil on siin tõsine jooga, aga see tantra on teil seal mingisugune veider lugu, on ju. Et lihtsalt, et tantras seda seksuaalsust nagu keegi kuhugile nagu vaka alla ei pane, et pigem siis tantra poole peal see seksuaalenergia kasutamine on nagu teadlikum. Et Kundalini joogas jah, kasutatakse seda ka, aga vähemalt see õpetus, mis minule nagu edasi anti, sellest nagu selliselt nagu teadlikult ei räägitud. Seda ka ei varjatud, aga see ei ole nagu nende jaoks nagu nii primaarne. Jaa. Okei, aga räägime siis, ma saan aru, et täna millega sa tegeled põhiliselt? Sa ikkagi töötad juristina veel? Ma olen nii-öelda siis iseenda peremees, ma olengi ettevõtja tegelikult. Ja oma seda aega ma jagangi siis niimoodi, et mingi osa ma teen juristitööd, siis mingi osa mul on koos oma elukaaslega siis kõik need, teeme tantra retriite, mina teen naisteringe, me teeme isegi lastele laagreid, et kõik, mis puutub teadlikkusse, et me ei pane sinna silti igale poole külge, et see on tantra. Et kõik, mis puutub teadlikkusse, siis selliseid töötubasid me jagame. Lisaks ma teen teraapiaid, et ma õpin nagu selles transpersonaalse psühholoogia koolis teadlik mina. Viimane aasta on jäänud veel ja ma nagu juba praktiseerin. Kuna mul on ka rännaku taust, see Brandon Bayesi rännakuteraapia, ma ei tea, kas sa oled kursis, ka see taust nagu nii-öelda siis nii-öelda see teraapiateekond tegelikult on mul ka juba mitu aastat olnud. Ja siis lisaks väikene seik veel, et kuna minu elukaaslane siis toodab sellist huvitavat toodet nagu must küüslauk, siis tegelikult ma teen lisaks sinna veel musta küüslaugu ekspordiosa juurde. Nii et ütleme, et mu laua peal on väga palju asju ja siis ma katsun jääda veel normaalseks kõrval, et otseses mõttes, et kuidas ära nagu,
ja praegult on meil käsil tantrafestivali loomine, et 14-17 juuli on tantrafestival, et see on siis ka, et ma ennem sulle ka siin jagasin, et noh, natuke rohkem kui nädal on jäänud ja see tähendab seda, et mul on päris kiire. Jaa. Vau, väga palju jõuad. Kes palju jõuab, palju teeb, see palju jõuab, jah? Jah, just. Aga oota, ma tuleks natuke tagasi, et enne kui me lähme nagu sügavuti sinna tantra teemadesse, et sellepärast me täna siin oleme, et rääkida tegelikult rohkem tantrast ja tantrafestivalist ja mis see on, et avada seda maailma natuke rohkem inimestele ja seda teadlikkust tuua, on ju. Aga natuke sellest terapeudi taustast, et seleta, mis see transpersonaalne psühholoogia või mis teraapiat sa täpselt teed või mis see endast kujutab? Tähendab, see teraapia liik on siis selline, et vaadata inimest nagu, et inimene jõuaks ka sellesse, et on nagu ka midagi suuremat. Et noh, iseenesest ega see, noh, kui ma võrdlen seda selle rännakuteraapiaga, kus siis samamoodi minnakse siis sügavuti selliste tunnete kihtidesse, mineviku kogemustesse, siis ega see sellest väga palju ei erine. Et seal samamoodi me kasutame erinevaid vahendeid, nagu NLP on ju näiteks on üks osa sellest, siis ongi need minevikutraumade vabastamised, et ta tegelikult sarnaneb väga palju selliste holistiliste teraapiatega, et ta ei ole midagi sellist, võib-olla lihtsalt see, kuidas seda meile õpetatakse, on hästi praktiline õpe, et me õpime hästi palju selle pealt, et tuuaksegi ette ja siis see õppejõud teeb seal nagu seda teraapiat, et me õpime ka nagu läbi otsese vaatluse ja samal ajal siis ka seda, et mis mulle endale väga seal koolis meeldib, on see, et tegelikult kui sa vaatad kellegi teise teraapiat, siis väga paljudel hakkab endal midagi üles tulema. Jaa, see on tõsi. Ja siis me saame veel omavahel seda jagada. Ehk et siis hästi tihti see õpetaja ütleb meile, et ta on nagu siuke hea silm, et ta ütleb, et nii, mis sul toimub seal? Ehk et ta nagu tõmbab meid sedasi välja sellest ja siis sa jagad oma isiklikku kogemust. Et mis siis toimub ka grupiteraapiana tegelikult. Ja see on selle nagu ka selle nagu meie kursusega nagu väga lähedaseks teinud, siis sa kuuled, et kui sa enne ütlesid, et nii tore, kui inimesed jagavad oma isiklikke lugusid, siis minu meelest see ongi see, mis tekitab lähedust. Et sa oled aus ja siiras ja seal koolis nagu ma kogen seda väga palju. Et siis tekibki samasugune nagu hästi suur austus inimese vastu ja kui ma vaatan ka tänaval inimesi, siis tegelikult ma tean, et meil kõigil on need lood. Et see, mis inimesed on läbi elanud, nagu täiesti uskumatu, nii heas kui halvas mõttes, et kust me kõik läbi tuleme. Et see on nagu annab sellise nagu mõõtme. Aga jaa, muidu, et teraapiana ta on selline kuidas sa ise, kas ta kujundad, et kas ta on siis siuke jututeraapia, et sa siis läbi selle juhatuse ja läbi peegelduste siis viid inimese siis avanemiseni või sa viid ta siis kuhugile, et seda nimetatakse ka seal hüpnoteraapiaks, minu jaoks on see natuke nagu võõras mõiste, sest rännakus me tegime sarnaseid asju, kus sa siis viid inimese sügavale iseendasse ja sealt tulevad siis need minevikumustrid üles ja kogemused sellest, et võib seda siis ka hüpnoosiks nimetada, et mina ütleks, et tekib seal muutunud teadvuse seisund tegelikult, kus inimene siis võib-olla mäletab asju, mida ta varem ei mäletanud. Okei. Aga kas sa lõpetasid holistilise kooli ka või? Ma tegin aasta seda ainult. Tegid aasta seda? Jah, see oli see aasta iseendale. Aga mis see nagu vahe on, mis sind kallutas sinna transpersonaalse psühholoogia poole? Seal oli ka päris suur vahe, et kui ma seal holistikas olin, võtsin aasta enda jaoks, see oli vist, ma ei tea, kas oli 2013 aasta, siis see on umbes, seal oli 6 või 7 aastat vahet, enne kui ma sinna teise kooli läksin. Ja ma alati lähen neid õpinguid tegema nagu iseenda jaoks ja siis tegelikult koorub seal siis need järgmised astmed välja, on ju. Et jah, et ma ei tea, mul on nagu mingi sisemine mootor neid asju jagada, et tegelikult ma ei peaks mitte ühtegi neid asju tegema, ma ei peaks seda teraapiat tegema, ma võiks vabalt seda juristitööd teha. Aga ma tunnen, et see annab mulle nii palju juurde, eriti nagu näiteks lastega tegelemine, et lastejooga tunde ma olen siiamaani veel jätkuvalt teinud ja see lastelaagrid ka, et kuidas, seal on see motivatsioon taga, et ma näen ju seda nagu teraapiates, et kus ma oleme haiget saanud, siis toimub lapsepõlves, on ju. Aga et olla olemas sellele lapsele sellel hetkel, kus ta seda toetust kõige rohkem vajab. Et muidugi ta
kogeb ikka oma asju edasi ja neid valusid ja see on kasvamine lihtsalt. Aga võib olla nagu, et anda selles noores vanuses juba seda teadmist, et nagu seda eneseusaldust, eneseväärtustamist, nagu natuke rääkida lapselikus võtmes sellest elufilosoofiast, nagu seda teadlikkust kasvatada, et et võib-olla kellelegi jääb midagi külge, et võib-olla keegi varem saab endaga kiiremini sõbraks, on ju, et nagu, et see on nagu rohkem, ma tunnen, et see missioon on nagu selline, või kutsumus on seal taga nagu päris suur, see laste teemaga nagu tegelemine. Väga ilus. Oota, aga räägi sellest, et kust selle kohta infot saab või mis vanusest lastele sa seda teed või kas need on need joogatunnid, kus sa tegelikult siis panustad, ma saan aru, rohkem kui lihtsalt jooga? Selles mõttes, et see on laste jooga, mis ongi see, et ta ei ole selline joogatund, mis täiskasvanutele, vaid ta on nagu lapsekeskne. Ehk tegelikult kõik need teemad ja asjad tulevad üles ka nagu läbi mängu, ehk see on nagu mänguline joogatund. Ma pigem siis soovitaks sellist lehekülge nagu lastejooga.ee. Seda veab meil selline armas inimene nagu Kristel Paimla, kes siis ka neid lastejooga õpetajate koolitusi teeb. Ja miks ma seda lehte soovitan, on sellepärast, et mina ise teen neid tunde vähe ja ma ei tea, kui palju ma neid jaksan teha, aga seal on olemas siis et ka teised õpetajad üle Eesti, kes neid tunde annavad, et lapsed siis leiavad endale õige õpetaja, et ega see ei ole lihtne ka see lapse trenni nagu leida või sellist huviala ringi õigesse kohta. Aga me teeme igal suvel vähemalt võib-olla ka nagu aasta sees, kuidas me jõuame, teeme sellist lastelaagrit nagu Müstikakool. Ja selle kohta leiab infot, meil on selline üldine leht, on nagu tantratants.ee ja seal on nagu kõik siis minu ja minu elukaaslase tegemised ja veel mõne õpetaja veel. Ehk et seal on siis kõik meie sündmused koos. Okei, väga hea. No paneme kindlasti podcasti nagu infosse kirja, et inimesed ei pea praegu mõtlema, et appi roolis, et kus ma seda meelde jätan, et saab pärast lugeda. Okay. Et selle aasta laager on veel tulemas, meil on sinna 10 kohta alles, et augustis, et võib-olla see ongi üks äge asi selle laagri puhul, et me hakkasime seda tegema kuskil vist 5 aastat tagasi. Ja need lapsed, kes sinna laagrisse tulid, olid sellel ajal, alla 8-aastaseid võtta, oli 8-aastased ja nüüd on niimoodi, et pooled, need lapsid on muidugi vahetunud juurde tulnud, aga alati pooled või isegi rohkem, et mul on 20 last kirjas, nendest 18 on varem käinud ja see vanus on 13, ehk tegelikult need lapsed, kes on hakanud käima, on käinud, üks laps või 2 last on mul päris algusest on iga laager käinud. Ja sellest tekivad ka need sõprused omavahel ja see ongi see, et laager on, kuule, kas see ka tuleb, on ju, või nagu, et me paneme koos kirja, et see on nagu äge. Näitab vaata seda ka, et kui inimene ikkagi on sellel teel, vahet ei ole nagu, kui noorelt ta seda alustab, et ega ta, üldjuhul see eneseareng või selline suund ikkagi, et ta jääbki sinuga, sest tegelikult see annab meil elus ju nii palju juurde ja mida varem sa sellele teele lähed, seda parem see on, ma ütleks, et see on huvitav jah, et tegelikult kui sa nagu alustad, et siis sa tahadki jääda seal käima. See muidugi ütleb, et te teete midagi ka väga õigesti. No selles mõttes, et siit tuleb võib-olla see hea Kundalini jooga taustaõpetus, et seal räägiti seda, et kui laps läheb sinna teismeikka, ehk siis 11-12, siis et kui ta läheb nendest vanemad ei ole enam tema eeskujud, siis tegelikult võiks lapsel tulla tema ellu eeskuju, ma ei oska öelda, kas see peab olema spirituaalse taustaga, aga võib-olla see on ka see vanemate endale otsa vaatamise koht, et kas sa tahad, et su lapsel oleks see vaimne mõõde juures, ehk et ta tegelikult uurib ise ennast ka kui et kes ma siis olen, kui ainult see füüsiline keha. Ja seal on nagu soovitatav see laps ikkagi kuidagi nagu viia kokku siis võib-olla mõnel on ka vanaisa selline, et ta on nii elukogenud ja elutark, et tal oleks keegi, kelle järgi selles osas ka nagu ka joonduda. Et muidugi lapsele peab see sobima, et ega sa ei saa talle eriti sündida ei saa, jah, just, selles vanuses. aga see on niisugune hea nagu mõte, et kõigil on ju teada, et teismelistel on need eeskujud, on ju. Aga et kas sa suudad nagu oma lapse äkki ka juhatada sellesse kohta, kus tal on siis see nagu vaimne eeskuju. Et tihti sest lapsevanemaid sellel ajal kuulda ei võeta, et minu lapsed nagu ma ütlen neile sõna jooga, siis nagu kirtsutatakse nina ja selles mõttes, et nad on ka, et tüdruk enam ei ole, tüdruk on 17 mul juba, aga poiss on 10 ja et mina tema jaoks ei saa olla vaimne õpetaja.
et tal on vaja kedagi teist tegelikult. Jah, kuigi kodu mõjutab muidugi, et seda ma usun ka. No väga vinge. Väga toredat asja teed, et ma arvan ka, et see lastega tegelemine ja nii-öelda meie noorema põlvkonna suunamine, mõjutamine on nii oluline, et see uus põlvkond, kes peale kasvab, et tuleksid nagu teadlikumad. Kuigi mul on selline tunne, et see kuidagi üleüldiselt ka see teadlikkus kasvab ja ma vahepeal olen täiesti imestunud, ma tegin praegu, lõpetasin Mindvalley coachingu programmi ja seal oli kõige noorem coach oli meil 17-aastane. Wow. No kõigile oli lihtsalt mingi vau. Yeah. Et 17 kuni 65 kuskil oli meil see nagu amploa seal on ju. Siis mõtlen, et lihtsalt vau, kuidas sa jõudsid 17 aastalt juba sellisesse kohta, et nii vinge. Ja see on tegelikult nii vinge, et mida varem sa sinna teele satud ja jõuad, et seda toredam tegelikult on kõigile üleüldiselt nagu kollektiivselt ka. Ei, muidugi. Et ma arvan, et see ongi kõige tähtsam asi tegelikult selle noorema põlvkonnaga tegeleda, sest see on see, otseses mõttes ongi tulevik ju. Ja samal ajal nagu ma just nagu tunnen seda poolt, et neid just nagu toetada, sest nad niikuinii on meist lennukamad, nad on avaramad, avatumad, see pool on neil kõik olemas. Aga just nimelt see nagu toetus, et nad julgeksid sellesse jääda. Et me ei pea neid õpetama nagu kellekski olema, nad juba on, aga see toetus sellest, et see on nagu oluline. Nii just öeldud. Vau, mul tõesti külmavärinad. See toetamine on kusjuures väga-väga oluline. Et ma ise õpin pereterapeudiks ka ja seal ongi siuke süsteemne lähenemine üldse. Et kogu see nagu, mis ütlesid ka seal Hellas eas tegelikult, see on nii oluline, mis inimesed su lapse kõrval sellel hetkel on. Et pigem panustada sellel hetkel natuke rohkem või olla tähelepanelikum, et mis teed see nooruk läheb ja mis teed ta valib. Et selge on see, et kedagi tal on väljaspoolt kodu vaja eeskujuks, see juhtub nii või naa, aga just nimelt, et kes see nagu ongi, et mis teele ta siis läheb, on ju. Et see tee on nii ilus, mis sa räägid, et sellepärast ka mul nagu süda läheb soojaks, kui sa ütled, et tegelikult kui nad selle valivad, et peaaegu 80% või rohkem on sul need korduvkäijad, on ju. Et elu ka lihtsalt nii ongi. Et üldjuhul, kui sa sinna teele lähed, siis sa jäädki või vastupidi, et see on nagu väga oluline, mida sa valid sellel hetkel, on ju. Et milliseks su selline iga siis kujuneb. Ja isegi kui keegi sellest, võib-olla sa lähed sealt eemale, siis tegelikult see nagu on sinusse mingi jälje jätnud, et sul on võib-olla lihtsam sellesse kunagi nagu tagasi tulla, et see pool ka, et elu teeb igasuguseid käike, et tõsi. Sellest ei pääse. See teeb ka selle elu põnevaks, on, et ei peagi olema nii, et ühe jutiga lähed siin õnnelikult tulevikku välja. Aga see jagamine, mis sa tegid selle transpersonaalse psühholoogia kohta, see grupitöö, ma ütlen ka, et see on ka nii vinge, sellepärast on ka see, miks mina nagu hakkan looma rohkem sükst grupitöösid ja gruppe, sellepärast, et see tõesti on niivõrd arendav, kuidas me kuuleme teiste inimeste lugusid ja kuidas see meid tegelikult mõjutab ennast inimesena. Ja ma arvan just nimelt see, nagu sa ise ka välja tõid, see emotsionaalne aspekt, mis see juurde annab. Et sa ei tunne, et sa oled selles kõiges üksinda, sest üldjuhul me ei ole harjunud nendest teemadest rääkima, on ju. Et see, kui sa näed, et tegelikult see kõik on nii normaalne, siis sa saad aru, et võib-olla teine inimene isegi, ma ei tea, palju hullemaid asju elus läbi elanud kui sina, sest meil alati endale tundub, et issand, minuga on siin kõige hullemad asjad juhtuvad minuga, ja siis mõtled, vau, et see toob kuidagi sükest nagu humbleness, ma ei teagi, mis see eesti keeles on süke hea sõna. Alandlikkus on see otsene. Just alandlikkus, täpselt, üldse elu ees ja kõikide inimeste ees ja sellist nagu mõistmist ja avardab nagu südant ja sellist et see grupi dünaamika on alati hästi võimas. Jah, nõus. Aga tuleme nüüd tantra juurde, et räägime, sest me natuke enne puudutasime, sa tõid ka väga ilusti välja, et kuidagi inimestel on selline natuke vale arusaam sellest tantrast või kuidagi kui tantra, siis kõik kohe mõtlevad seks. Mõned siis nagu halvas mõttes, mõned heas mõttes, jumal teab, on ju. Aga tooks natuke seda teadlikkust siia siis, et mis see tantra täpselt on? No nii, ma proovin võib-olla siis natuke sedasi terminitesse võib-olla esialgu minna, et nagu ma ütlesin, et tantra on tegelikult jooga. Väga iidne süsteem, pärit Indiast ja
ütleme, et tantra tegeleb siis peamiselt energiatega, et tema põhiline eesmärk, niisugune väga üllas eesmärk, mis jääb inimestele võib-olla arusaamatuks, on tegelikult valgustumine ehk siis nii-öelda vabanemine sellest nagu elurattast või tantras samamoodi, et kuna ta tuleneb joogast, siis on see uskumus sellest taassündidest, on ju. Et on siis uskumus või on tõde, eks see on igaühe avastada. Ja mis on siis tantra eripära, et kui ta tegeleb energiatega, siis tegelikult ka kundalini jooga tegeleb energia juhtimisega. Et meil räägime energiakeskustest, juhi energia sinna, tänna, on ju. Siis tantra väga nagu täpselt võtab siis kasutusele seksuaalenergia. Ja seksuaalenergia ei tähenda mitte midagi otseselt seksuaaltegevusega seotust või kuidagi isegi seksuaalse erutusega pole see mitte midagi seotust. Et seksuaalenergia on lihtsalt üks energialiik meie sees, aga tal on selline väga spetsiifiline omapära, et nii nagu läbi seksuaalsuse inimene loob uut elu ehk uut inimest ja ka looduses on ju seksuaalenergia on olemas, et taimed, loomad, et see kõik on ühe nimetaja all, et see on seksuaalenergia tegelikult, loomisenergia. Aga tantras siis see loomisenergia on oluline sellepärast, et kui sa paned puu kasvama seemnest, siis sa kastad seda seemet, sellest saab alguses niisugune pisike puu, siis sa hoiad teda, et keegi seda ära ei sööks, kastad võib-olla, kui on kuiv ilm, ja lõpuks ta hakkab vilja kandma. Ja sellel hetkel, kui see puu hakkab vilja kandma, on juba üsna tugev, siis sa tegelikult teda eriti hooldama ei pea. Ja ta kannab seda vilja nagu, mõned aastad ikkagi aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja samamoodi on siis seksuaalenergia kasutamisega, et kui sa seda energiat juhid siis oma energiakeskustesse, samamoodi siis alguses hoolitsed selle eest, et võib-olla teed neid praktikaid tihedamini ja tihedamini, siis ta samamoodi hakkab üks hetk vilja kandma, ehk et sa ei pea nii palju seda praktikat tegema enam ja ta samamoodi nii-öelda avardub sinna laiemaks. Et see on nagu see võti seal. Ja nagu ma ütlesin varem, et siis selles India ashramis, kus siis ma praktiseerin ka, et need praktikad on täiesti meditatsioonipraktika, kus siis see kohalik guru, ma ütlen, et kohati on seal niisugust usalduse kohta, et sulle antakse see mantra, ehk siis need teatud sõnad siis, mis on siis ära pühitsetud, sa kordad neid enda sees, sa võib-olla sellel hetkel ei tunne midagi, võib-olla kehas on hoopiski valud, aga miks ma seda teed on käinud, sellepärast, et mu elus toimuvad muutused, minus endast toimuvad muutused, mis mulle meeldivad, et ma näen, et ma nagu samamoodi nagu puu sirgun siis sinnapoole, kuhu ma tahan jõuda, ehk ja kanda siis neid vilju võib-olla, mida ma tahan kanda. Et võib-olla üks huvitav mõte, mis mul endal siin tekkis, et kui inimesed seostavad seda tantrat seksuaalsusega, siis meil tihtipeale ongi see, et meil on nagu midagi vajaka seal seksuaalsuses. Ja tegelikult, kui sina tunned, et sa tahad olla võib-olla seksuaalselt võimekam, seksuaalselt avatum, nautida rohkem seksuaalsust oma elus, siis see on sinu õigus ja tantra võib sind selles aidata. Aga võib-olla sa tahad olla hoopiski, ma ei tea, edukas oma karjääris, olla parem lapsevanem, siis need on ka, see on nagu sinu eesmärk ja sa võid suunata selle energia sinna. Et küsimus on lihtsalt selles eesmärgistamises ja siis selles energia suunamises, et see, mis sul on nii-öelda taotluseks võetud, siis see ka kasvama peaks. Et see ei tähenda seda, et kui sa tegeled tantraga, siis ilmtingimata sa kuidagi peaksid olema seksuaalselt avatum, et see kõik sõltub sinu nagu soovidest, et minu jaoks miks ma ei luba ka, või mitte ei luba, aga mind nagu natuke häirib, kui keegi ütleb mu kohta, et ma olen tantrist, et või joogi või et võib-olla jah, et see on samasugune silt nagu ema, et need kõik on võib-olla mingid rollid ja õpetuste mõttes on need tööriistad, aga ma ei ole mitte ükski nendest, et see on lihtsalt minu nagu väljendused siin maailmas. Et samamoodi sa võid seda tantrat kasutada tööriistana selleks, et midagi nagu luua siia maailma ja väljendada endast midagi. Et põhimõtteliselt, kui ma saan nagu õigesti aru praegu, siis on see, et tantra nii-öelda kas ta aitab siis aktiveerida seda seksuaalenergiat, et siis seda kasutada ära
ükskõik siis, mis sinu see nagu eesmärk või intention on, et siis luua sellist elu, nagu sa tegelikult sooviksid elada. Jah, ma arvan, et see on väga õigesti öeldud, et üks asi, et ta aitab aktiveerida, aga ta aitab ka õpetada nagu tunnetama oma energiaid. Sest et kui sa ainult aktiveerid seda energiat, siis kuidas sa saad seda siis suunata, kui sa seda ei tunne? Ehk et mingis hetkes, see pool mulle endale nagu tantras nagu väga meeldib, et see, kuhu ma täna olen jõudnud oma nagu energeetilises tunnetuses, on nagu hoopis midagi muud, kui ma näiteks selle Kundalini joogaga alustasin. Kuigi Kundalini jooga lõpus mul ka ikkagi olid juba nagu väga huvitavad kogemused, nagu energeetilised. Aga jah, et ükskõik millise sellise süsteemiga sa ju tegeled, mis nagu energiatega tegeleb, on see mõte, et sa aktiveerid, õpid tunnetama ja kõige olulisem, sa õpid juhtima. Et muidu võid ju aktiveerida ja tunnetada, et siin on energia ja nüüd käsi suriseb, aga mis see siis tähendab, mis ma siis teen sellega. Et ega ma ka nagu, ma ei ole selles absoluutselt veel mingisugune proff, et ma samamoodi avastan iseennast ja ka oma seda nagu energeetilist poolt. Aga jaa, see on üks oluline osa seal. Okei. No väga vinge jah, sest ma mõtlen, et see energiamaailm on tegelikult minu jaoks ka nagu väga uus, ma ütleks. Et kuskil mingi aasta aega ma olen võib-olla ise nagu tajunud ja kogenud ja mis uksed lihtsalt avanes. Et muidu ma ikkagi olin, ma olen tegelikult suhteliselt avatud inimene. Ma olen terve elu olnud hästi uudishimulik erinevate praktikate osas, hästi palju kogenud, õppinud, käinud, et mul ei ole kunagi nagu sellist sildistamist, et mulle see meeldib või ei meeldi või mingi asi on jura, aga kui ma ikkagist nägin selliseid videosid, kus naised lihtsalt värisevad ja siis ma mõtlesin, kurat, see ei saa olla ikka tõsi, nagu see kui mingi väike nagu skeptik oli kuskil sees ja aga täna ma tean, et see on tõsi ja see kõik on võimalik ja see päriselt töötabki. Selge see, et me ei saa inimesi sellele teele nagu suunata või juhtida, kui nad ei ole selleks valmis, aga ma lihtsalt tahan siin enda kogemusest rääkida, et tegelikult see kõik on võimalik, see kõik mina enda kogemusest olen kogenud, et see on tõsi ja ma väga tahaks, et teised ka jõuaksid sinna, et väga-väga vinge nagu teekond või asi, mida avastada. Ma nüüd mõtlengi, et kuidas kus seda nagu õppida saab? Kas sa ütlesid, et sa teed mingeid naisteringe? Et kas seal saab minna sellega kuidagi rohkem süvitsi või kuidas, ja võib-olla oleks hea tuua ka mingid nagu täitsa praktilisi näiteid, sest kui me ikkagi vahepeal loeme, et mis seal nagu kuskil tantrafestivalil või mingid harjutused, siis võib jääda ikkagist mingi selline natuke vale arusaam. Et ma nüüd lähen sinna, ma pean võtma ennast paljaks, keegi hakkab mind katsuma. Et kuigi ma nagu kuulen sinu jutust, et sa ju oled korduvalt öelnud, et tegu on meditatsiooniga, ei pea üldse teist inimest katsuma, aga võib-olla siis tuua mingi näide reaalsest harjutusest või siis ka sellest, kas seal tegelikult on mingid harjutused, kus tehakse ikkagi partneriga, kui on see soov. Jaa, et loomulikult, et võib-olla ma tooks selle poole siia sisse, et mis tegelikult toimub läänes. Et see on nagu hea koht. Et ma olen ise ka mõelnud sinna mingit teooriat taha, et miks see nii on ja see, mida ma praegu nagu esitlen, ongi nagu minu arusaam asjadest ka mingis mõttes. Et läänes ikkagi nendes töötubades on väga palju ka selliseid töötubasid, mis on tehtud partneriga koos, kus on ka puudutusi. Ja ma ise olen nagu selle peale mõelnud, et ilmselt kuna me oleme sellest energiamaailmast nii kaugel, siis tegelikult väga väheseid inimesi on valmis istuma ma ei räägi tunnist, ma räägin 15 minutit meditatsioonis, väga vähe inimesi. Me oleme harjunud, et meil on ümberringi väga palju sellist müra, me tahame, et meie meel on aktiivne, me ei suuda istuda paigal. Et see jääb ära, ütleme niimoodi, paljude jaoks. Ja läänes väga palju tantra on seotud ka nagu seksuaalsuse avastamisega. Ja ma ei arva, et see on halb, ma arvan, et see on väga hea. Et selleks, et oma seksuaalenergiat avastada, on sul mõnikord vaja puudutust. Sest et sa ei oska seda mitte mingil moel muidu, et me peame kasutama neid võtteid, mis meil on olemas. Et me ei saa öelda, võib-olla Indias, kes on joogat teinud, kui sa ütled talle, et okei, mediteeri,
kujuta ette, ma ei tea, seda energiat ja suuna see ülesse, siis ta ütleb, et jah, et kui kaua on ju. Eestis on nagu, et mis asja. Et seal võib olla see koht, kus on see puudutuse koht, kus on juba see juhendatud energiajuhtimise ja rohkem lahtirääkimise koht, see on, see peabki niimoodi olema, sest me ei saa astuda sellest kohast üle. Jah, nii. Ma tahan öelda, et see on ülioluline koht siin. Mul endal läks täiega mingi lamp põlema. Et just nimelt tegelikult selle, ma arvan, et siin on see kultuuri kontekst nagu nii oluline, kuna me ei ole harjunud, me ei ole ju, selles mõttes me elame Euroopas, mitte Indias. Indias on selline meditatiivne olemine ja mediteerimine ja see on kuidagi palju rohkem osa nende elust ja kultuurist juba väga väiksest saati, on ju. Et selleks, et meil neid energiaid avastada ja seda aktiveerida ja siis hakata veel juhtima, on ju, et võib-olla ongi see kontakt meile palju kiirem viis seda tegemaks. Muidu võib-olla istud seal meditatsioonis 10 aastat ikka veel ei saa, nagu ei jõua seda accessi, nagu ei toimu selle energiani. Et ongi vaja nii-öelda erinevaid tööriistu, mis siis meie maailmas või meil võib-olla inimestena siin lääne pool ja isegi Euroopas on see, et see teise inimesega kontakt on see, mis aktiveerib seda kõvasti kiiremini. Just. Sest et ja kui me nüüd ütleme ka, et seal on võib-olla selliseid harjutusi, kus me isegi ütleme, et vaheta partnerit, siis see võib tunduda, et siis tulebki nüüd see, et grupiseks, nii, järelikult on grupiseks, on ju, et kui ma ei räägi siin üldse mingisuguseid seksuaalsest puudutusest, et ma võin rääkida lihtsalt silma vaatamisest ja sellest, et keegi nagu õrnalt tõmbab sul näppudega üle käe, on ju, või üldse hoiab su käe kohal. Et aga miks see on oluline, et näiteks harjutuse näide, et ütleme, et kõikidel paarilistel on silmad kinni ja sa seisad siis erineva paarilise ette ja alguses lihtsalt paned käed võib-olla üksteise kohale või siis kombid teise inimese kätt. Tundub siukene, ma ei tea, lihtsalt võib-olla mingi labane katsumuse harjutus, aga mis see mõte on see, et kui meil on silmad lahti, siis me võtame info läbi silmade. Meil on igasugused filtrid olemas ja me hakkame selle filtrite järgi lahterdama. See inimene mulle meeldib, sellega ma ei taha ühtegi harjutust teha. See on nõme või seda ma kardan, see on kole, see on ilus, see on atraktiivne, temaga ma tahan teha. Ehk et me tegelikult häälestame ennast ette. Aga meie kehad ei valeta meile mitte kunagi. Et see on ka selline väga huvitav tarkus. Ja kui nüüd satud inimese ette ja sul on silmad kinni ja sa hakkad seda tajuma. Et kui sa teda nagu panete käete käte kohale, siis sinu käe kohal on energiaväli. Ja kui sa paned ta kohale, siis see on teise inimese energiaväli ja sa hakkad tunnetama seda nagu teist inimest ja mingis mõttes sa tunned ka oma välja rohkem. Ja võt siis, kui sa nüüd vahetad seda paarilist, siis sa hakkad aru saama erinevusest. Ja sa võid kogeda seda, et mõne inimesega on tohutult meeldib seda harjutust teha. Keha lõdvestub, sa tunned nagu sellist heaolu tunnet, turvatunnet. Teise inimesega nagu tunned, et tahaks nagu eemale tõmbuda. See ei tähenda, et mingi inimene on halb või hea, lihtsalt sinul on klapp selle inimesega, kellega tekkis see heaolu tunne. Ja võib-olla, kui sa teed silmad lahti, siis sa ei oleks seda inimest valinud. Et minu teooria on lausa see, et me oleme vahest programmeeritud valima valesid inimesi oma ellu. Täpselt selle, ja siis me mõtlemegi, et mingid vastamata armastused ja miks see inimene mind ei taha, aga sa valid nagu silmade ja mingi mineviku kogemuse pealt. Aga kui sa valid oma keha ja energia järgi, et teil kindlasti tuleb ka igasuguseid asju, mis te peate nagu läbi ragistama, aga see õnnestumise määr võiks olla suurem tegelikult. Et selline väga lihtne asi on, et pealtnäha tundub selline, ma ei tea, keegi ütleb võib-olla halvasti, et käperdamine, et et nüüd pannakse veel silmad kinni, et ei julge silmad lahti nagu katsuda kedagi, aga taust on sügavam, on ju, et see ongi, et millise hinnangu, et tegelikult ju see, kuidas sa mingit asja oma elus hindad, ei ole ju tõsi, vaid see on see, mis räägib sinu enda kohta midagi. Et miks sa hindad, et keegi käperdab midagi, et mida sa siis ise kardad või et jaa, nii raske. Ma arvan jah, et see on nagu ka hästi oluline koht siin, et vaata, tihtipeale inimesed ikkagist ei saa aru, kui palju meil on conditioning
ma ikka, mul see inglise keel. Tingimused, vaata, tingimused seatud või sellised nagu piirid ja limiteeringud nii-öelda ühiskonna ja võib-olla isegi pere poolt ja sõprade poolt, et me nagu tihti ei näe seda, kuidas see kõik meid mõjutab. Me nagu justkui aktsepteerime, me oleme pimedad sellele, et ma olengi selline, on ju. Ja siis annad neid mingeid hinnanguid. Aga tegelikult nagu miks ka mina tahtsin sinuga täna ka seda podcasti teha, sest ma arvan ka, et see seksuaalsuse teema on nii oluline, et üks asi on seksuaalsus, aga lihtsalt tantra annab sellele nagu juurdepääsu. Miks seksuaalsus? Ma täpsustan ka siin. Teadlik seksuaalsus. Miks mulle meeldib tantra ka? Et see ei ole lihtsalt seksuaalsus või et lihtsalt see teadlikkus selle seksuaalsuse juures on minu arvates väga-väga-väga oluline. Ja et seda tuua inimesteni, et mitte rääkida sellest kui mingist tabust või mitte üldse sellest rääkida, sellepärast et see on tabu, on ju, et see on tegelikult nii oluline teema inimeseks olemisest. Ja kogu see nagu puudutamine ja üldse selle seksuaalenergia nii-öelda tunnetamine ja siis selle ära kasutamine, et see on äärmiselt võimas. Ja ma tahaks, et nagu enamus inimesed hakkaks sellest vabalt rääkima. Ja see, kui keegi annabki selliseid negatiivseid hinnanguid, ma ütleks, et see on esimene märk, isegi kui keegi kuulaja praegu paneb tähele, et issand jumal, mis jamana, et sa räägid mingi tantra asi, et kui sa paned tähele, et sinust toimub mingi negatiivne hinnang või mingi negatiivne mõte tuleb ülesse, võta lihtsalt see hetk ja mõtle, miks. Miks? Ilmselt seal on midagi sinus, mida sa ei aktsepteeri enda seksuaalsuse kohta või siis see teema, midagi sa seal surud tegelikult alla. Sest kui sul on kõik okei nende teemadega, sul ei ole vajadust, sul isegi teki mingit nagu negatiivset mõtet selle suunas. Et jah, loodame, et väga ägedat asja teed selles mõttes, et tood seda teadlikkust inimesteni ja hea, et sa siin podcasti oled, ma saan ka sellega enda kuulajaskonnale tuua seda teadlikkust. Aga väga põnev see harjutus. Aitäh selle näite eest. Et ma ise ei ole käinud tantrafestivalil veel, aga ma see aasta väga tahaksin jõuda. Ma küll 14-15 ei jõua, aga ma loodan, et 16-17 on ka veel täies hoos. Ja, on. Ja. Et see on okei, et kui ei ole nagu kõik 4 päeva, et inimesed võivad tulla sinna tantrafestivalil ka ainult 1 päevaks. Meie enda eesmärk, kui me saaksime totaalselt oma äranägemise järgi otsustada, me saame, aga meil on üks väike erand, milleni ma jõuan kohe, me tahaks, et inimene oleks kogu festival. Ja miks on see põhjus on selles, et kui kõik tulevad kokku, meil on seal väga suur hulk inimesi, kes teineteist ei tunne. Ja siis nad hakkavad käima seda ühisteekonda. Ehk kuskil teise päeva lõpuks võiks olla tekkinud mõnel vähem, mõnel oluliselt rohkem selline kogukonna tunne, usalduse tunne. Ja me 1 päeva pileteid ei tee, sest me ei taha, et see on läbisõiduhoov. Et inimene tuleb, et meie töötoad on valitud sellised, kus ikkagi me läheme sügavale. Et kuigi see on festival ja sa saad tõesti, üks mõte on ka see, et sa saad erinevaid õpetajaid nagu kogeda, siis me ikkagi läheme nagu süvitsi. See ei ole nagu pealiskaudne festival tegelikult. Ja nüüd, kui inimene tuleb 1 päevaks, ta ei saa aru, mis seal toimub. Ta käib seal 1 päeva läbi, et see on nagu see, et sa jooksedki kuskilt laadalt võib-olla korra läbi, et nägid ja tundsid ja aga siis selleks, et ma saan aru, et mõned inimesed ei saagi tulla, mõned inimesed natuke pelgavad ja nad oleks valmis nagu tulema, aga nagu kogu festivaliks ei julge tulla, et ega see pilet nagu on ka ju, meil on ikkagi festivali pass, toitlustus on sees, et see summa, mõne jaoks tundub, et ma proovimise mõttes küll ei taha seda raha välja käia võib-olla, et ka selle koha pealt. Et siis meil on 2 päeva passid, et sa saad tulla kas neljapäev, reede või laupäev, pühapäev ka. Et ja neid on 30 tükki, neid on veel alles seal, et anda võimalus, aga me ei taha neid rohkem sinna tekitada, sest tõesti, meie eesmärk on see, et tegelikult kui see külaline sinna tuleb, siis nagu see kokku sulandumine nagu toimub seal, et sa tunned ennast hästi turvaliselt, et kui kõik inimesed käivad sarnaseid protsesse läbi, see on sama see grupiteraapia tegelikult, suuremas grupis. Et see on nagu vägagi mõistetav, vägagi arusaadav, ma arvan, et see tõesti. See toetab inimest ennast, et see ei ole nagu, meie jaoks neid 1 päeva piletid oleks väga hea nagu tuluallikas müüa, aga meie eesmärk ei ole tegelikult selle festivaliga nagu endale nagu rikkust koguda, vaid nagu eelkõige seda jagada seda, mida me armastame, võib-olla on nagu see hea ja samas ka ise nagu neid õpetajaid nagu kogeda, keda me ka Eestist väljast nagu sisse toome.
aga oota, see lihtsalt korraks seda festivali. Festival toimub 14-17 juuli, ehk siis tegelikult meil kohe järgmine nädalavahetus, neljapäevast pühapäevani on ju. Kõik on siuksed täispäevad, neljapäev, reede, laupäev. Neljapäeval me hakkame, töötuba hakkab kella 4, et tegelikult neljapäev ja pühapäev on sellised poolikased päevad, et jah. Okay. Ja mis see pileti hind on? Praegult meil ongi alles ainult nagu telgikohaga piletid, võid tulla oma karavaniga, et festivali pass on 350 €, on ju, et kõik tubased majutused on läinud, et ja. Aga see 2 päeva pilet? On 250. Okay. Ja, et siis ise saab siis otsustada, et kas sa tuled hüppad täiesti sisse või natukene vaatad. No mina väga tahaksin tulla 4 päevaks. Ja ma saan aru, sa ei saa. Ma lihtsalt kahjuks ei saa, jah. Et ma mõtlesin, et tegelikult kuidagi elu tõi meid praegu kokku ja see tantra on üldse olnud suuremalt mu elus praegu viimased aasta aega, see energia asi ja üldse see harjutus, ma tahaks seda juba nii väga teha. Et kuidagi ma arvan, et ikkagi tahaks läbi käia, et tundub väga põnev. Kogeda neid erinevaid töötubasid ja meil on väga põnevaid asju, aga sa tõid ka see huvitava teema, selle teadliku seksuaalsuse, et võib-olla seda on nagugi hea öelda, et see on nagu see festivali kindlasti üks päris suur osa sellest, et ja võib-olla ma olen ise nagu mõelnud, et kui ma sellest tantrast räägin, et ma tahan nagu väga viia seda teist poolt näidata, seda meditatsiooni poolt inimestele, ja siis ma olen mõelnud, et aga miks ma siis, sest et räägitakse nagu väga palju halba tantrast kui võib-olla nagu ainult seksile orienteeritust ja samal ajal siis ma mõtlen enda sees, aga mis sellest siis nagu ka halba on, kui selles tantras on see seksile orienteeritus nagu olemas, et sama asi, et kui seda tehakse teadlikult, et kes, ma tahaks näha inimest meie ühiskonnas, kes ütleb, et tal on seksuaalsusega on tal nagu 100% nagu kõik hästi, et ta tunneb, et tal ei ole kuhugil areneda. Et nagu, ma võin nagu oma arengust rääkida seda, et me oleme oma nagu partneriga olnud 5 aastat, 6 aasta jookseb suhtes, on ju. Tänu nendele praktikatele, nagu see seksuaalsuse pool on meil nagu väga ilus. Et ma olen nagu super tänulik selle eest, et minu kogemus ja ma arvan, et paljude kogemus on see, et sa oled suhtes siis 2 aastat, maksimaalselt 3 aastat on sellist nagu rõõmu sellest ja siis järsku hakkab see kuhugil ära kaduma. Et sellel on ka oma taust, et öeldakse, et on meespolaarsus, naispolaarsus ja kui sa oled koos kogu aeg, siis nagu nii-öelda see aku tühjeneb ehk polaarsus väheneb ehk see tõmme väheneb ehk polaarsus on nagu tõmme, ütleme otsesõnu. Ja kui sa neid harjutusi teed, siis et tantraga tegeled, siis tegelikult, ja kui sul on ka nagu teadlikkus ja tahtmine, siis sa hoiad nagu hästi oma polaarsust kõrgel. Et sul on nagu võimalik hoida seda oma polaarsust kõrgel. Et see on ka see, miks meil tulevad paarid väga palju. Et nagu seda leida sealt. Aga ma ütleks, et nagu meil nagu korraks viskas isegi sellise nagu, mingi jama tuli sisse, et me nagu esimest korda puutusime kokku siis mingi sarnase probleemiga, et nagu, et midagi hakkas nagu nihu minema. Ja seesama, et miks ma tahan öelda, et mul on alati õppida, et ma ise ju juhendan neid ringe, ma ise õpin, et ma võiks ju olla nagu väga tegija juba. Ja elu viis mind sellesse kohta, kus ma tegelikult olin nagu silmitsi, et mis nüüd siis saab, et kas me hakkame nüüd ka kuhugile ära vajuma, et mis meie siis omavahelise klapiga juhtunud on. Ja tegelikult kuhu ma jõudsin oli see, et minu elu viis mind tagasi iseendani, ehk et hakka uuesti iseennast nagu märkama ja oma seksuaalsusega tegelema partnerist eraldi. Et ja mis mina siis, et seesama, et kui mul on väga kiire, kui ma tegelen selle 100 asjaga korraga, siis ma mitte ei kaota oma polaarsust, vaid ma tegelikult mingis mõttes olin iseennast ära unustanud. Et ma olin unustanud ära lõdvestumise, elu naudingulisuse ja ma ei räägi ainult seksuaalsest naudingust, vaid nagu ka selles mõttes, et lihtsalt naisena olla, nautida elu, lihtsalt mitte midagi teha. Ja kui ma hakkasin seda, ma läksin küll lastega Itaaliasse reisile, aga ma läksin ilma kaaslaseta. Ja ma lihtsalt istusin rannas, käisime restoranis, vaatasime ringi, mul oli nagu nii keeruline sinna kohta minna, sest kõik oli nii kiire olnud. Ja lihtsalt, ja ka oma seksuaalenergia avastamisega nagu tegelesin, siis
ma jõudsin nagu nii toredasse kohta, kus ma olin nagu nii tänulik, et meil see kriis tegelikult tuli. Sest et ma sain aru, et ma ikkagi vastutan iseenda eest ise ja samas ei ole mul ka nagu partnerit vaja selleks, et nagu oma nagu heaolu iseendast tunda. Et võib-olla see selline eraldumine paari suhtes viis mind selles mõttes heasse kohta, et minu meelest paarisuhe toimib sedasi kõige paremini, kui mõlemad on ikkagi nagu eraldiseisvad isiksused, et mitte sa ei sulandu kokku. Ja kui te olete mõlemad eraldi, siis tegelikult ka see polaarsus hakkab nagu tagasi tulema, nii et on võimalik taastada ka seda suhtes, seda seksuaalset polaarsust, nii et no see on ka muidugi väga-väga ilus jagamine sinu poolt, aitäh, ma saan aru, et tegemist on väga teadliku naisterahvaga aga see nõuab tegelikult julgust, et see, kuidas ma sind kuulan, mulle nii meeldib istuda nagu ruumis inimestega, kellel on nii kõrge teadlikkus, on ju, et see tuleb justkui hästi iseenesest, et sa ütled, et sa tegelikult vaatasid ju kohe endale peeglist otsa, sest mis tegelikult on palju levinum, on ju see, et me hakkame partnerit süüdistama. Kuule, nagu sina ei tee enam seda ja sa ei too mulle enam lilli ja ma ei tea, sa ei tee enam eelmängu nii, nagu mulle meeldib, et kogu aeg on keegi teine millestki süüdi. Et seda enda vastutuse kohta või endale peeglist otsa vaadata on nii keeruline. Ja see on nii ilus, ma nii naudin seda, kui ma kohtan inimesi, kes tegelikult seda teevad, sest see iva ongi seal. See iva on alati seal, et vaata enda sisse. Mis sa saad ise teha teisiti, et sa oleksid siis... saaksid seda elu kogeda, mida sa tahad kogeda. Ma võib-olla lisaks sinna sellise asja juurde, et mida mina õpin alles, et lisaks see endale otsa vaatamine, et vahest, minu puhul on olnud see endale otsa vaatamine ka vahel siuke selles mõttes põgenemistee, et ma tahan ennast korda teha, sest siis teooria on see, et siis maailm muutub, on ju. Et seda õpetatakse, et muuda ennast ja maailm muutub. Aga ma olen saanud ühest olulisest asjast aru, et hea näide, ma toon sellise hästi lihtsa näite, siis räägin elulisest, et kui sul on nagu lapse koristamata tuba, on ju, siis sa võid hakata ennast hästi palju muutma. Näiteks sa võib-olla ei ütle talle seda ja võib-olla ta ükskord hakkab ise aru saama, aga samal ajal seda asja kiirendada, sa saad ka sedasi, kui sa oma lapsega räägid, sa ei pea teda süüdistama, aga see, et tead, et see on nagu, see ongi minu mure, et see on, et mulle teeb muret see või et mind häirib see, et ja tuua selline nagu teadlik suhtlus sinna, et see kindlasti mõni ütleks kohe, et ütle laps korista tuba ära kogu moos, on ju. Vahest ongi see hea lihtne viis, on ju, aga kui teil on probleem sellega, et laps tunneb, et ta ei taha, on ju, siis tekib see vestlus. Et ehk, et tegelikult sinna juurde kuulub ka teadlik suhtlemine, mis minu meelest on nagu, see on ikka klass omaette ja eriti rääkida oma partneriga sellistest teemadest, rääkida seksist ja kui on mured, see on ikka nagu selline kõrgem pilotaaž, et see oligi see koht, et me tegelikult ka rääkisime sellest ja rääkisime mitu korda ja rääkisime, vahepeal tekkis jama sellest ja see, aga mida ma ise kogesin, oli see, et kuigi see viis, nagu see hetkeks see kriis oli nagu tohutult suur, sest et kõik, tema ütles välja oma asjad, mis tegid mulle haiget ja mina ütlesin välja oma asjad, mis tegid talle haiget. Ja mingi hetk see valupunkt oli nagu nii suur, et sa ei saagi kokku tulla, sest et nagu et sa oled kuulnud selliseid asju, mis nagu mõtleb, et kuidas see üldse võimalik on, on ju. Aga see on see sama koht, et aga mina tahan ju oma asju jagada ja ma eeldan, et ta võtab vastu selle. Et kuidas siis mina ütlen, et tõmban selle ukse kinni, et ma ei kuula sind siis, on ju. No võt, on ju. Et aga nagu usaldada seda, et sa lähed sellest valust läbi ja kohe ei olegi asjad korras. Et see sama teema, et kõik saab ka veel aega saada. Et see oli nagu minu jaoks hästi suur õppimine ja hästi suure ka usalduse tekitamine. Sest kui sa oled saanud nagu nii nagu sellisest kohast rääkida ja see suhe on nagu kandnud välja mingisuguse mingid hästi ausad ja valusad jagamised, siis see nagu vundament on nagu hoopis teises kohas. Absoluutselt. See on väga-väga oluline, see on see, mis pereteraapias see põhiline nagu praktika,
et kõige olulisem ongi see, et me saaksime oma partneriga jagada. Just. Ja jagada mitte ainult ilusaid asju ja et või ma ei tea, kuidas mul tööl veel läks või rääkida nagu nii-öelda kolmandatest isikutest või millestki muust kui meie enda omavahelisest suhtest. Et see, mis loob tegelikult selle turvalise ja mõnusa ja sükse kasvava ja just nimelt mõnusa sükse paari suhte ongi see, kui me jagame mis toimub meie vahel ja ka neid valusaid teemasid. Ja nii ilusti sa tõid selle välja, et see on ju tegelikult nii hirmutav. Et me isegi nagu ei räägi, me ei julge isegi rääkida nagu enda emotsioonidest niisama mingites olukordades tülioluga. No võtame mingit tobeda näite, ma ei tea, kes nõusid peseb. Isegi seda ei julge nagu oma partnerile väljendada ausalt, et mis muga toimub, on ju, et ma ei tea, tegelikult kunagi ole asi pesemata nõuda, nagu me teame. Aga no isegi seda on raske oma partnerile väljendada. Rääkimata siis veel seksuaalteemadest, mis on nagu nii intiimne, et kuidas ma nüüd lähen, issand jumal, see teeb talle haiget ja ta ei võta seda vastu. Ja täpselt samamoodi nagu sa ise ütlesid, et see on nii ilus koht, et sina saad jagada enda tundeid ja mida me ju vajame sellel hetkel, et see inimene oleks kohal, et ta nagu võtaks vastu ja et ei toimuks seda liigset sulandumist seal, kus ta hakkab nagu kõike isiklikult võtma, vaid ta suudabki jääda sinu jaoks kohale, ta suudab sind ära kuulata. Võib-olla ta ei oska sellel hetkel mitte midagi selle infoga teha, ei peagi. Kui sa ei oska, ei pea. Lihtsalt selle nagu ruumi hoidmine juba on nagu esimene samm. Ja siis see, et sa pakud tegelikult partnerile ka seda vastu, on ju. Nii oluline. Et mitte ainult sina ise ei räägi välja, vaid siis pakud partnerile seda sama, mis sa tegelikult ise ootad, on ju. Et siis saaks toimuda selline teineteisele veel, ma ei tahaks öelda lähemale liikumine, vaid, sest see sulandumine, nagu see väga hästi välja tõid, ei ole kunagi hea, aga lihtsalt selle suhte sügavamale liikumine. Et see on see eesmärk, mis läbi selle ilusa jagamise nagu toimub. Et seda me ka, et kuna seda festivali me korraldame 4, me oleme 2 paari. Oh, wow. Ja et sellepärast me oleme ka väga julgustanud paare tulema, et tantra ei ole nagu mõeldud ainult nagu üksi inimesele, et me, aga ta ei ole ka ainult paaridele, see on kõigile, aga et paar saab tulla, meil on ka paaridele nagu, töötoad nagu paaridele, et nagu just nimelt seda õpetada, sest meie eeskujud on viletsad tegelikult, sest ega ka meie vanemad ei ole osanud seda, et kogu see teema tuleb nagu sinna festivalile ka tegelikult välja. Jaa, väga lahe. Väga lahe. Et ilmselt ma kujutan ette ka, et kui sa tegelikult oled juba 4 päeva nagu selle seksuaalsuse teema sees ja sellest räägitakse, seal on selline vaba voolamine, siis sa annad ka enda ajule ja kehale igale poole signaale, et see on nagu normaalne asi. Et mida kauem sa siis seda koged, seda omaasemaks see sulle saab ja ma kujutan ette, et selle efekt pärast on tegelikult nii palju suurem kui see, mis sa seal üldse koha peal koged, on ju. Ilmselt mida pikemalt sa seda koged, seda kasulikum ta nagu on, või seda pikemalt ta jääb. Ja mingis mõttes see, et kas me räägime paarist või me räägime üksikisikust, siis tegelikult see on aeg iseendale, see sama teema, et ma võtan ja lihtsalt olen, et see sama, kui mina läksin sinna Itaaliasse reisile, ei pea reisile minema selleks, et sa võid ka minna kuhugile sellisesse kohta, kus sa oled oma sellest nagu raamidest väljas. Ja mingis mõttes koos oma paarilisega võib-olla teha läbi selliseid asju, mis võib-olla esmapilgul tundub hirmutav, siis tegelikult see lähendab. Et see sama, et kui me võtame ette koos midagi, mis on tegelikult natukene, ma ei tea, kas ta just adrenaliini tekitab, aga võib-olla esialgu on niisugune ehmatav, et mis nüüd siin toimub, siis mingis mõttes on see ka ju paarisuhtele nagu hea, et see on nagu mingi seikluses, ühisele seiklusele minek, Aga ühesõnaga see võib ikkagi nii olla, et ma pigem mõtlesin, et kui mul partnerit ei ole, et kas ma ikka saan tulla ja et kas seal peab kindlasti mees olema, tegelikult ei pea. Et kõik on oodatud, võid tulla kaaslasega, aga võid tulla ka üksinda. Ja tegelikult harjutusi võib teha ka, et ka nagu samasoolisega, et naine võib ka naisega teha, mees võib ka mehega teha, et tavaliselt me oleme küll näinud, et mehed mehega väga ei taha teha, et seal on mingid omad tabud taga, aga ma ütlen, et see hakkab ka nagu ära kaduma, et meil ei ole nagu kõik puudutusharjutused, meil on ka energiajuhtimised, sa lihtsalt nagu vaatad silma ja siis meil on nagu selline spetsiaalne muusika ja panna nagu energia liikuma, nagu et sa lihtsalt tunnetad seda nagu vastastikku.
et seal ei ole mitte midagi füüsilist puudutust, et noh, miks mees mehega seda teha ei või, noh, toon jälle järgmise tabulauda, on ju. Et aga tegelikult ma näen, et see hakkab ka muutuma, et noh, nii äge, et kui ma vaatan ka seda, kuidas mehed noh, tulevad alla sellest hirmukohast ja vaatavad teist meest kui oma nagu venda ja leiavad seda tuge sealt, siis noh, see on ju kasu ainult meestele endile ju. Ja, absoluutselt. Noh, naised nagu, noh, enamasti on nagu palju altimad nagu jagama omavahel ja et see ei ole nagu teema, et naine võiks naisega mingit harjutust teha, et ja see on ka, ma Guatemalas nägin seda tegelikult nagu minu arust see oli nii luus, kuidas mehed seal kokku hoidsid. Ja noh, ei olnud mitte mingit tabud. Mehed kallistavad omavahel ja vahepeal teevad pai seal keset mingit festivali ja no see oli nagu nii nauditav, et ei ole mingeid selliseid limiteeringuid pandud vaatavasti endale. See ongi kultuuriline tegelikult hästi palju. No kuigi seal Guatemalas oli väga nagu rahvusvaheline seltskond, aga no ilmselt ikkagi kõik sellised pigem teadlikud inimesed, et ei ole enam selliseid ühiskonna limiteeringuid elus on ju. Aga räägime natuke sellest, et me siin räägime justkui teadlikult. Tegelikult võib tulla ju sinna inimene, kes ei tea energiast üldse mitte midagi. Kes ei ole mitte kunagi varem isegi tantrast kuulnud, nii et kallis, kes sa praegu kuulad või vaatad, siis sa ei pea üldse teadma tantrast mitte midagi. Nagu, ei pea. Võib täitsa nii tulla ja võib, aga mis see kogemus seal on, et kas te panete siis need inimesed kuidagi kõik teevad koostööd, et vahet ei ole, kas sa siis tead sellest maailmast midagi või ei tea, et no me oleme tegelikult mõelnud sellele, et meil on töötoad ära jaotatud ja isegi noh, igaüks saab sellise kava sealt, kui ta festivalile tuleb, et seal on nagu märgitud algaja, edasijõudnu ja paar. Et paari töötuba võid sa tulla ka niimoodi, et sa tegelikult, kui sul on noh, kui sa oled nii nagu heas kohas, et sa julged, leiad kellegi sealt festivalit, kellega sul on nagu väga hea match, siis sa võid tulla ka sedasi, et me ei ütle, et sa pead olema mingi abielus või mis iganes, on ju. Aga algaja töötoad ongi siis, et seal ei ole üldjuhul intiimset puudutust, et seal on pigem, noh, on loenguid päris palju. Me ise siis minu kaaslasega teeme siis tantra ABC-d, ehk et see on reedel kohe, et kes ei ole tantrast midagi kuulnud, et sul on võimalik siis ka nagu täitsa sellised baasteadmised saada. Edasijõudnutel on sügavamad praktikad, sest et noh, kuigi me ütleme, et väga palju inimesi ei tea tantrast ja ta tahab turvaliselt tulla, siis see on seal igal juhul olemas. Aga ka need, kes on tegelikult juba olnud kas siis enesearengu teel, tantra teel või on lihtsalt julgemad, et neil oleks ka midagi huvitavat. Et kui sa oled nagu tabude vaba, hinnangute vaba ja sa oled valmis siis sellisteks praktikateks, mis võib-olla pealtnäha tunduvad noh, jälle vaatad, et noh, mida nad siis teevad, aga tegelikult on seal väga sügav sisu taga. Või seal on, noh, meil on olemas ka seal selliseid nagu massaaže tegelikult, et kus ongi juba võib-olla noh, nagu natukene rohkem mängus, on ju. Et ka nagu sinna minna, et noh, et me ei hoia ennast tagasi, et me tahame, et kõigil oleks nagu kuhugile edasi minna, et mitte ainult siis ei taha tuua siis uusi inimesi. Et selles mõttes me tegime eelmise aasta festivali lõpus statistikat, meil oli 50% inimesed, kes ei teadnud tantrast mitte midagi ja üllatusena oli meil vist 40% olid paarid. Ehk et tegelikult see, noh, meie enda jaoks oli see totaalne üllatus, et noh, nagu ja noh, ka nagu tänulikkus, et noh, et meid on usaldatud nagu, et inimesed on tulnud sedasi. Ma korra nagu mõtlen, et kas see, mis teie uskumus oli siis, et kas te ootasite rohkem inimesi, kes on kogenud, et see oli üllatus, et nii palju oli just uusi inimesi? Ja me tegelikult arvasime, et tuleb rohkem seda seltskonda, kes on juba käinud või tantraga kokku puutunud ja me ei uskunud, et tuleb paare nii palju, et kuigi me noh, ütleme niimoodi, et me nii-öelda andsime infot välja päris palju selle kohta, et paarid on oodatud ja paaridel on töötoad, aga see oli üllatus, et me arvasime, et noh, võib-olla paar on 20%, et noh, et see et noh, eks meie peas on ka mingi müüt, et mida tantrast arvatakse, et noh, ma ei tea, et sinna tulevad üksikud, kes tahavad endale kaaslast leida ja üldjuhul võib-olla tulevad sinna inimesed, kes on juba tantraga nagu noh, tuttavad, sest et noh, see võib olla nii hirmutavad, kuidas ma nüüd tantrafestivalile tulen. Kuigi noh, see on just õige koht, kus alustada, sest nagu ma ütlesin, seal on nii erinevaid õpetajaid
ja sa saad nagu uudistada, et kas sulle see õpetaja meeldib, kas see teine õpetaja meeldib, et ja no ma saan aru, et sul on ju tegelikult alati vabadus ka minna ära. või kuidas sellega on, et kui mul on ebamugav, et mis ma siis teen, et kas ma pean nüüd lõpuni tegema selle harjutuse või mis juhtub? Me rõhutame seal ja ma ütlen ka siin välja, et seal on see piiride, et mingis mõttes me õpetame ka piire kehtestama, et ega see ebamugavus ja see, et kas ma võin ära minna, tuleb ka igal pool elus võib ette tulla, et kas ma võin teha midagi sellist, mis mulle meeldib või ma pean tegema, mida teised tahavad, on ju, et see on tegelikult täpselt seesama koht. Aga nende harjutuste puhul me alati rõhutame, et sa võid alati öelda oma kaaslasele, mida sa tahad või näiteks, et sa tunned, et sa rohkem ei soovi jätkata. Mida me soovitame teha on see, et kui sa tunned, et sul läheb nagu mingi teema nagu nii intensiivseks, sees tekib selline nii suur ebamugavus või trots, siis ilusti väljendama kaaslasele, ütle, et sa lähed ära, et kui sul vähegi võimalik on, et ära lihtsalt jäta teda, sest sa ei pea teise eest vastutama, aga ole austav, on ju, et ütle, on ju. Ja mida me soovitame on see, et ära mine ruumist ära, mine istu oma ette ja istu ja vaatle. Eelkõige vaatle iseennast. Sest et see võib sulle tuua kätte mingi väga olulise koha iseendas. Et ja kui sul on vaja, siis küsi abi, et meil on alati festivalil on siis selline nagu ruumihoidja lisaks õpetajale, kes siis saab nagu ka tulla sind nagu toetama, et ta nüüd päris võib-olla sulle teraapiat seal nagu kindlasti tegema ei hakka, aga ta saab olla sulle toeks või sa saad talle rääkida, et mis sinuga toimub. Aga kuidas sellega on, et kui mingitel inimestel on nüüd, oletame varasemalt elus olnud mingi seksuaaltrauma, et kas tantra on sellisel juhul nagu kasulik või on see mingi asi, kuhu inimene võiks pöörduda, et saada selles osas abi või kuidas, või see peaks olema enne kuidagi lahendatud ja alles siis tuled tantrasse või mis? Ma arvan, et kindlasti tantra oma tööriistadega saab abiks olla. Seal kindlasti tasub olla nagu teadlik selles mõttes, et võib-olla alustada nendest nagu algajatöötubadest, et vaadata, mis üles tuleb või kuidas on, et ikkagi ise olla alati iseenda jälgija. Et igasuguste traumade puhul, et pigem ei tasu nagu üle võlli minna, aga ka kuna see ruum on seal hoitud, need õpetajad on nagu tasemel, siis ma usun, et see on nagu ka hea koht, kus kui sa tunned ennast turvaliselt, siis nagu vabalt nagu lasta selle protsessil nagu juhtuda. Et aga jah, võib-olla alustada nendest nagu algaja asjadest, et ise ennast jälgida. Ja no ma arvan, et võib-olla see eelmine teema, mis meil just oli, et see piiride kehtestamine tegelikult, et see on ka nii oluline selle juures, eriti kui sul on mingi traumataust ka, et sa saad aru, et sa oled kontaktis, mis suga toimub ja sa võid astuda siis selle sammu eemale ja vaadata siis sealt kõrvalt seda, et mis toimub, on ju. Aga et sul on nagu see vabadus, et sa ei pea kartma seda, et sa oled seal ja siis sa valid selle ruumi ja siis juhtub midagi, mis sul trigerdab midagi, tõmbab asju ülesse, et sul on alati vabadus valida uuesti ja olla jälgija siis kas või selles ruumis. Mulle üks lause hästi meeldib, et öeldes nagu ei teisele, sa ütled jaa iseendale. Et seda tasub alati nagu meeles pidada, et et kas sa siis et see enesearmastuse koht, et kui teine oleks samas kohas, vahest tasub ka mõelda, et aga kui tema oleks samas kogemuses ja ta sunniks ennast minu käest harjutust tegema, et kas sa tahaksid seda või? Et alati julge öelda see ei, et isegi kui see on ebameeldiv, ma ei tea, piinlik, ma ei tea, käsi hakkab värisema ja hääl ei tule välja, siis ütle see ära ja see õpetab sind tegelikult ka elus mingites teistes olukordades seda eid ütlema, et see on nagu ka osa kasvamisest. Jaa, absoluutselt. Ja samal ajal ütle ka see jaa ära, et kui tunne on vahest enda sees, et ma tahan, aga ma ei tea, et see on nagu mingi imelik ja see piir seal peal ei ole niisugune nagu et ei ole nagu ebameeldivuse tunne, vaid nagu võib-olla ei julge seda jaad öelda, siis proovi ka see jaa ära öelda, sest sa tead, sa saad alati öelda ka ei keset harjutust, et see mäng sellega on nagu ka oluline. Ja kui ma olen nüüd suhtes ja ütleme, et mina olen nüüd see osapool suhtes, kellel on väga suur huvi tantra vastu, ma tahan nüüd hakata seda maailma enda jaoks avastama, see kõik tundub nii põnev, aga mu partner ei ole üldse seal kohas. Tal on mingi, üldse ei ole minu teema. Et kuidas te sellele läheneksid? Kas siis tasuks tulla üksinda
proovida ikkagi kaasast ka kaasa saada või kuidas seda olukorda oleks nii-öelda hea lahendada, on sul mingit nõuandeid? No ma ütlen kõigepealt ühe väga huvitava, üllatava fakti, mis mu enda jaoks oli ka, et uskumatu küll, et kuigi võiks arvata, et tantrasse võib-olla tahaks pigem tulla mees ja naine ei taha kaasa tulla, siis viimasel ajal me saame niisuguseid sõnumeid, et naised on läinud juba nagu kursustele ja siis mehed kutsutakse kaasa. No mis minu jaoks on nagu täiesti nagu, et mis mõttes, et mehed pidid olema ju kuidagi seksiga rohkem nagu sina peal, on ju. Et aga kui selline olukord on, ilmselt ikkagi seda nagu suhtlust peaks nagu omavahel nagu arendama. Et me oleme näinud selliseid olukordi, kus naine ongi tulnud ja mees on järgi tulnud. Ehk et see ei ole nagu selline kardinaalne. Samas seda vahet ei tasuks nagu jätta liiga suureks. Ehk et see ei puutu ainult tantrasse, see on igasugune enesearengu tee. Et kui tegelikult üks partner hakkab tegelema ja teine partner ütleme, et ei panusta nagu mingil moel enesearengusse, siis see nagu see mingisugune enesearengu kasvu vahe läheb tegelikult päris suureks. Ja see on, ma olen seda ka ise kogenud, et see on teema. Aga sellele aitab see, et kui sina oled sellel enesearengu teel, siis proovi kas või oma kaaslasega seda avatud suhtlust nagu alustada. Et mitte selles võtmes, et tule nüüd, et mis sul viga on, et ma ei tea, et seal on ju, ma ei tea, et see teeb meie elu paremaks ja paarisuhte tugevamaks vaid nagu proovi selles võtmes, et aga mida sa siis tunned, kui sa mõtled, et sa sellega tegeleksid, et katsu oma partnerit mõista, ära proovi teda suunata sinna kohta, vaid pigem tegele sellega, et proovi teda mõista nagu mitte vaikides, vaid temaga suheldes. Et sa suhtled ja viid selle suhtluse sinna kohta, et sa saaksid tast aru. Ja võib-olla, kui sa seda nagu teed siiralt, siis tema hakkab nagu ütlema välja võib-olla asju, mida ta isegi nagu pole aru saanud, tekib mingi avanemine ja samas ka räägi ka enda, et minu jaoks oleks tähtis, et sa tuled sellepärast, et mul on meie suhe väga tähtis ja ma näen seda, kuidas et eelmine kord meile nagu ma ei tea, et ma kogesin seal sellist asja, et see, ma ei tea, paarisuhet tugevdaks niimoodi, et või ma tahaksin sinuga võib-olla seksuaalselt veel võib-olla mingi sügavamale nagu minna mingitesse kogemustesse. Et võib-olla niisugust avatud suhtlust ja kindlasti lasta tal ise otsustada. Et see selline mingi ähvardamine, et ma ei tea, et ma arenen liiga kiiresti ja sa jääd maha või ma tahan, et sa oled voodis parem, et nagu see, need ilmselt ei ole nagu need laused, mida oma kallimale öelda, et pigem ikka nagu mõista ja vaadata, mis seal taga on ja Aga üldjuhul mina ütleks ikkagi, et kui selles inimeses ühes, kui sa oled paari suhtes ja sa tajud, et sinul on see soov, siis kindlasti nagu jälgi seda soovi. Et ära hoia ennast tagasi sellepärast, et su partner ei ole valmis. Et lõppkokkuvõttes me ikkagi elame nii-öelda, mulle väga meeldib see, see on ju tõsi ka, me tuleme siia maailma üksi, me sureme üksi, on ju. Et jah, me oleme loodud olema koos, me tegelikult ei saaks, me isegi jääks ellu esimene eluaasta, kui me oleme nii sõltuvussuhetes teistega. Aga neid inimesi on nii palju, kellega nagu elu kogeda ja jagada, et enda arengut ei tohiks kindlasti nagu hirmu tõttu tagasi hoida. Ma olen üldjuhul mida ma olen näinud, et isegi kui see partner ei tule sulle esimene teine kord kaasa, on ju, siis kui sa jagad enda kogemust, sa lähed koju, sa räägid, mis seal oli, sest võib-olla te alguses kumbki ei tea, mis see on. Ja sa lähed koju, sa räägid, tal tekib see huvi iseenesest ja ta tuleb suga siis ise nagu kaasa, sest ta usaldab sind nii-öelda rohkem võib-olla ja kuulab seda, mis on sinu see kogemus, versus see, et ta kuulab kuskil mingid või ma ei tea, loeb artiklit või et tal ei ole niisugust nagu vahetut kontakti selle asjaga, on ju. Et igal juhul ma soovitaks isiklikult minna proovima ja avastama ja üldjuhul ma arvan, et ega see partner tuleb kaasa ka ühel hetkel. Aga kui ei tule, siis ei tule, sest see on ka okei. Jah. Et tegelikult see, et mõlemad pooled nagu võimaldavad ka üksteisel lihtsalt nagu vabalt ise uurida ja areneda, see on nagu ka suur austus ju selles mõttes, et eks seal on ka see usaldus selle suhte vastu, et mingis mõttes on ka ju teisel poolel see vastutus. Et me ei saa nagu,
et vahest tekib see tunne, et ma olen ise ka selle faasi läbi elanud, et ma kogesin midagi nii ägedat, nüüd ma tahaks kogu oma suguvõsa aidata, ma tahaks selle saata teraapiasse ja selle saata ja et tegelikult nagu öelda talle, et kuule, sul on midagi viga, tegelikult. Aga igaühel on oma tee ja see vastutus ka, et kui sa oled paari suhtes, siis teine pool ju vastutab ka selle eest, et teil on omavahelises suhtes hästi. Täpselt. Et kui sina oled läinud midagi uurima, kui tema tunneb sellega teemat, siis kas ta siis tuleb kaasa või mis siis saab, võib-olla ta leiab mingi oma tee, kutsub sind sinnapoole veel kaasa, et kõik võimalused on ju olemas. Absoluutselt, jah. Ma arvan ka, et see avatus on siin nii oluline tegelikult ka, ma isegi selle peale ei mõelnud, et partneril võib olla isegi raske seda partnerit lasta sinna, on ju, et issand jumal, et kus sa lähed, et enda ju hirm ka, on ju, et appi äkki see viibki meid eraldi ja mis siis saab, kuigi ma ise ei ole valmis minema, aga siis nii-öelda austada enda partnerit piisavalt palju, et lasta tal vähemasti minna ja proovida, kui tema on selleks valmis, on ju. Kas sul on endal veel mingi teema, mis sa tunned, et võiks kindlasti, mida võiks veel täna rääkida või mis oleks oluline, et sa oled rohkem kogenud selles vallas kindlasti, et mingid asjad, mis sa tunned, et võiks täna veel puudutada? Ma ei tea, ma tunnen, et me oleme siukse mõnusa ringi maha käinud, et võib-olla kui seda infot on ka tohutult palju, siis võib-olla see läheb ka koormavaks, et Aga kas seal festivalil on nüüd mingi inimeste piirang ka? Jaa, selles mõttes, et meil on nii toitlustuse kui ruumide piirang lõpuks on ju, et see toimub üldse Laitse Graniitvillas? Laitse Graniitvillas, jah. Et hetkel veel pileteid on, et eelmine aasta me küll panime lõpuks müügi kinni, et umbes 3 päeva enne festivali, sest siis me olime veel väiksemas kohas. Et Graniitvillas ikkagi on ruumi, et selles mõttes, et see ruumid, täitsa teadlikult sai see valik tehtud, et äge koht ja ka ruumi. Oleneb, et praegu meil see müük sedasi igapäevaselt nagu tõuseb, et tavaliselt see nädal enne festivali ongi kõige nagu see, et ega ma midagi garanteerida ei saa. Võib-olla need, kes tahavad 2 päevaks tulla, et sellest 30 piletist vist 10 piletit on müüdud, et lihtsalt oma valik teha, et ei tasu viimasele hetkele jätta, et kui sa kindlasti oled otsustanud, siis tee see valik ära, et Oota, mul siia lõppu nüüd võib-olla ongi hea lõpetada siis sellega. Mul tuli üks küsimus, mis ma vahepeal tahtsin küsida. Et mille jaoks seda tantrat ikkagist, või nii-öelda seda ma ei tea, kas me saame tantrat siin öelda, et seda seksuaalenergia aktivatsiooni ja suunamist kasutada? Kas võiks siia lõppu tuua veel mingid siuksed elulised näited, et miks inimene võiks üldse sellele teele minna või miks ta võiks seda nagu vaadata siia poole? Kui ma omast kogemusest räägin, siis ma pigem tunnen seda, et see toob sellist nagu avarust iseendasse, sellist nagu lõdvestumist, et sa oled nagu kõikide oma teemadega, ma ei saa öelda, et lõplikult rahu teinud, et ma ka veel alles arenen, aga selles on nagu mingi oma jõud ja vägi, et see on väga väekas energia ja ma vaatan ka neid inimesi, kes sellega tegelevad, et seal on nagu sellist nagu sära ja kui eneseväes olemist. Et see minu jaoks annab see nagu vabaduse, et tegelikult kui ma ise tean midagi oma energiatest, oma energiate juhtimisest, ma tunnen oma seksuaalsust, siis see annabki mulle vabaduse kas teha midagi või mitte midagi teha, aga ma ei ole võib-olla ikka on see, et kui sina neid energiaid ei juhi, siis nemad juhivad sind nagu alateadlikult. Et kas sa siis nagu oled ise oma elu peremees või siis sinu alateadvus, see programmeerimine lapsepõlvest ühiskonna poolt juhib sind. Et see on see koht, see on see vabaduse nagu koht, et kes siis sinu elu juhib. Väga ilus jagamine. Ja ma võin enda kogemusest öelda, et ma kogesin, ma arvan, kõige suuremal määral, kuidas see mu elu mõjutas, et ma sain mingi täiesti kirjeldamatu elujõu sealt. Et mul oli selline power taga, et ma olen ise ka nüüd vahepeal tegele, tulevad muud asjad, aga kui ma sellega teadlikult tegelen ja seda seksuaalenergiat hoian ja suunan, see
just nimelt see elujõud, siis mul oli mingi, oh my god, ma tahan, et mul oleks lihtsalt kogu aeg siuke power sees, on ju. Et ma ei tea jah, kas sellest on ka võib-olla inimestel keeruline aru saada, ma loodan, et ei ole. Ma loodan, et see mõte nagu jõuab, et ta annab ikkagi hästi suurt sellist, jah, väge, energiat, jõudu elada enda elu siis nii-öelda täisväärtuslikumalt, ma ütleks, ja et seda tõesti, et sul on nendes tegudes kuidagi see energia ja hoog taga. Jaa, täitsa nõus. Aga aitäh sulle, sinuga oli nii meeldiv ja ma olen nii elevil sellest tantrafestivalist, väga ootan, et ma lähen ostan kindlasti kohe selle pileti ära. Aitäh sulle ka, et ma ise ka, et ma ütlen, et me ju ei tunne teineteist, aga leidsid selle hinge nagu suguluse või sellise koha nagu ära, et äge on jagada selliseid kohti, mis on nii sarnased ka. Aitäh ja aitäh meie kuulajatele. Aitäh.